Hi, hello, how you doing? Me oleme siis siin külmas Eestis tagasi. Jalutame just kohe oma esimesele nii-öelda siis kohustusele vastu ja... Kell on hetkel 10.04. Ja kell on esmaspäev. Täna on esmaspäev, mis tähendab seda, et homme on vlogi üleslaadimispäev. Me oleme olnud USAs nüüd viimase nädala üsna niisugused, mul väga palju asju teil rääkida, ikkagi näidata, aga kohe kõigest lähemalt, kui me oleme oma esimeselt kohustuselt naasenud. Just! Esimene kohustus läks hästi! Esimene kohustus läks tõesti hästi. Meie nüüd siis, no mida saab... Ma ei saa midagi teha, et siin Eestis on nii suured lamavad politseinikud. Ma ei rääkinud, et sina pargitud auto oli keset teed. Mis me nüüd edasi teeme? Me lähme koju ja siis me hakkame rääkima teile kõikidest nendest flashbackidest ja siis läheb Liina küntesse. Getting my nails done, #girlythings. Miks me täna nii õnnelikud ja õndsad oleme, sest et meil on nagu üsnagi keerulised lood selle unega, on see, et meil on päike siin. Tulema peaaegu 50 kraadi külm või seda sooja, no igal juhul üle 30 lubati. Päikene paistab ja... Me tulime tagasi üsna morni olukorda siia. See tõmbas täiega tuju alla. Meil oli 30 kraadi USAs, kui me ära tulime. Mis ikkas oli või ei olnud, aga isegi kui oli külm, oli lihtsalt päike lahmas sulle näkku oma külmuse või kuumusega, mis tahes tal oli. Aga siia tulles on külm ja siin on morn. Oksa püste. Usa pealt. Mul ei ole palju vaja, olen metsamees! 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 Ääres päike, kiki-miki. Ma olen nii üleväsinud, ma ei tea, mis mul viga on, I'm so sorry. Läheme koju. Me oleme jõudnud koju ja õige Instagrami kuninganna nüüd teeb oma story pildi. Vaatame järgi lähemalt, kuidas ta seda teeb. Oota, come on. Panen küll, sest sa oled oma Instagrami queen, väike Instagrami printsess, teed siin oma, mis sa teed siin? Oh my god! Oota, 3, 2, 1. Oota, nii, vaata Liina siia. Oh my god, kui cool see on. Me oleme täiesti ära keeranud selle praegu, selle vaja vahe asjaga. Oh my god. Tahaks magada. Aga ei saa. Digi ääres väike, Instagrami päike. Praegu ma tõsiselt ei jaksa hetkel. Miks sa tahad näidata illusiooni, milline me elu Näita illusiooni. Palun, tegelikult ka ma lihtsalt ei viitsi praegu. Please. Läks mööda terve nädal, sest et me oleme siin vaevelnud korralikult siis, mille käes? Jetlag veri korralikult ja seetõttu eelmisel nädalal siis teisipäeval tegime laivi. Täna tuleme teie ette kolmapäeval jällegi väikse hiilinemisega, viivitamisega. Niimoodi samm-sammult me järjest õigesse rütmi tagasi saame. Korra mainida, kui confused koer on. Saad sa selle tumba siia juurde panna, äkki ta tahab peale tulla? Tule siia. Ta ei tohi siia diivanile tulla. Ei tohi, jah. Sofi, tule siia. Sofi. Okei, ta on vist väga confused. Ta on väga confused. Oleme siin, et siis announce ida oma kihlust. Mida sa ajad? Me ei ole kihlatud. People, no. On paremaid ja halvemaid uudiseid, ütleme siis niimoodi. Aga ennem kui me saame kõikide paremate ja halvemate uudisturud minna, peame minema ajas tagasi. Miks? Sa ei üldse hakkama või? Ei, nagu ma olen jumala lost praegu, oota. Või noh, viimases vlogis te tegelikult nägite, kuidas Liina juba andis märku, et tal on kõrvaga veits probleeme. Mina juba ennustasin ette, et mul kõrvaga midagi valesti on. Kahtlustan, et mul on mingit sorti kõrvapõletik või midagi, kuna mu kõrvad nii meeletult valutavad ja nagu paistes, nad ei ole nagu lukus, aga nad on seest nagu. Ma ei tea, kuidas seda selgitada. Ja ma arvasin, et mul on mingit sorti kõrvapõletik. Niisiis, kui valu läks nii tugevaks, et ma ei saanud enam üldse hakkama sellega, teades, et meid ootab ees. Kui pikk see lennureis oligi nüüd? 12 tundi. Nii et seda oli jõhkralt palju ja ma mõtlesin, et ma ei ela seda üle, mul on vaja arsti juurde saada. Niisiis läkski ja visiiditasu Ameerikas oli $300. Õnneks meil oli tervisekindlustus olemas. Ütleme, et kogu see arstil käik seal oli täielik masendav. Aga siinkohal jällegi me tahakski tänada jälle Mairit ja Jaani, kes aitasid meil. Muidu ma ei oleks läinud, kui meil neid ei oleks äratavasti olnud seal. Ma oleks ikka oleks läinud. Ei, nagu ma reaalselt ei oleks läinud, sest et ma ei tea, kuidas USAs asjad käivad. Igal juhul, aga Liina sai tablakad endale peale siis ja järgmisel päeval läksime me lolli mängu vaatama. Ma mõtlesin, et me tegime nalja, nagu kui me rääkisime sellest kunagi, et lähme lolli mängu vaatama USAs. Ja muidugi. Ja siis, kuhu me läksime?
lolli mängu vaatama. Me jõudsime just sisse siia sellesse alasse, saime omale käepaelad kätte, nüüd me lähme vaatame, siin on ringis mingit free stuff'i kuskilt igalt poolt, nüüd me korjame seda kõike kokku nii palju, kui me saame. Hold it together and you're able to get WNA's AOE quickly throughout both of those camps. He does so. Vaata kõike seda. He actually did that before. Kui mäletate, siis Liina üks kõige suuremaid siis nii-öelda nõudmisi mulle on see, et olnud alati, et oleks väga õnnelik, kui ma mitte kunagi enam ei mängi seda mängu. Kui ma saaksin muuta midagi Marti juures, siis ma muudaksin, et ta ei mängiks seda kohutavat mängu. Eelnevalt juba tegelikult Mairi natukene seletas naiselikust vaatepunktist selle mängu ja, kohta. Ja, Mairi ise ka mängib. Ja kas sa said sellest aru nüüd korralikult? Ma sain sellest aru ja ma olen väga kurb, et ma Timo särki ei saanud. Okei, me käisime praegu just vaatamas neid kõiki igasuguseid merchandise asju ja Liina oli lihtsalt endale... Kuna seal oli tikselid järgi, siis Liina ei saanud seekord seda endale nüüd. Nagu, mulle tegelikult meeldib lolli mängida, aga eelne oli päris hirmus. Me mängisin esimest korda päris. Nüüd ei teagi, et pärast seda siis Liina tuli koju, ütles, et me peame tõmbama nüüd ka endale lolli. Ja me oleme siin vahepeal mänginud seda mängu niimoodi. Ma olen ainult botidega mänginud, aga eile me tegime päris mängu ja see oli hirmus. Eile ma ütlesin sulle, ma olin nii excited, ütlesin, et davai mängime lolli, siis sa olid mingi... Aga kas sa Flashi porem ei tahaks vaadata või? Ma ei viitsi mängida, sest ma olin mingi... Seda aru, ükskord, kui ma ütlen selle võlulause, kuule, mängime koos lolli ja siis ta on mingi... Ma ei viitsi. Ja ma pean saama Timo särgi endale. Moving on. Kogu see usast ära tulek oli meie jaoks tegelikult üpriski kurb. Ilmad läksid just nii ilusaks, kui me seal olime. Ja viimase täispika päeva me siis veetsime veel oma Eesti sõprade Mairi, Jaani ja Kristiniga Venice siis. By the way, ma nägin kohalike usatuvisid. Insert pictures here. Aitäh, Jaan, et sa jäädvustasid seda imelist hetke minu jaoks. Kuna me olime natuke kurvad, et me ei tahtnud leppida seal olukorraga, et me nüüd peame lahkuma siit, siis ei olnud sellist tunnet, et hello, võtame kaamera kätte ja räägime kaamerasse. Me oleme nii positiivsed. Nagu me siin tavaliselt oleme. Martil oli seesama kiiver peas, GoPro oli seal küljes ja siis iga natuke saadang mingi GoPro, start recording. GoPro stop recording. Nii kurb oli olla, nagu mida rohkem õhtusse aeg läks, ma lõpuks pakkides nutsin, ilma näljata. Jah, aga siis oligi meil, võttis meil see reis tagasi, et... Kuidas sa tundsid ennast siis lõpuks ikkagi seal lennukis? Meeletult valus oli. See oli kõige valusam asi, mida ma kunagi tundnud olen. Status update. Lennukis. Liina sureb. Ma lihtsalt üks hetk oli niimoodi, et mul oli pea oli Martis üles, siis ma just hoidsin enda peast kinni. Ma olin nagu, millal see lõpeb? Igatahes see lennureis oli täiesti põrgu. Ja ma rääkisin emaga, et see ei saa olla nagu kõrvapõletik, sellepärast, et mul oli täpselt nagu sellised valud kusagil iga minuti tagant. Ema pani siis mul arsti aja kinni kohe järgmine päev, kui me olime siin maandusime ja nii tore nad tulid meile kõik koos lennujaama vastu, mis oli nagu kõige nunnum asi üldse. Teistel pole sellist kommet perekonnas nagu on Liina perekonnal, nimelt et võtta ka Sofile kingitus, et pidime mõlemasse kotti siis ära peitma ja ilmselt mitu päeva hiljem ka veel otsis neid kingitusi sealt tagasi, et meil olid kotid siin lahti pakimata. Muidugi ta on kõige tähtsam pereliige, tal on ikka vaja ka kingitusi, tema on kingitused number 1. Ja siiamaani ta lemmik vist on see sama see Chewbacca. Täna on sõbrapäev ka, nii et meil on Sofile andsin ka vahva kingituse. Muidugi tuleb ikka parimaid sõpru meeles pidada. Läksime siis reedel arsti juurde. Neljapäeva õhtul me maandusime. Reedel meil oli juba kell 2 oli arst. Ja siis tehti mul kõik kuulmistestid ja kõik asjad. Ja põhimõtteliselt lühidalt, mis ma nagu seal teada sain, oli see, et mul on kõrvanärvi kahjustus. Tõttu ma kuulen ühe kõrvaga suhteliselt vähe. Mis suhteliselt vähe tegelikult olukord on selline, et sa ei kuulegi, et sa võid olla põhimõtteliselt... Kui kõik läheb... Ma arvan, et ma saan selle kuulmise tagasi. Ma siiralt toodan, aga... Praegu tegelikult mul täna hommikul oli viimased ravimid ja ma ei tea täpsemalt, nagu ma ei saa aru, kas ma sain, kas mul on juba nagu siit parem või ma lihtsalt on sellega ära harjunud. Kuulmistest on mul järgmine nädal uuesti. Võib juhtuda selline asi, et sa jääd ühest kõrvast kurdiks. Ei, mitte päris kurdiks, aga pool kurdiks. Seda enam... Ütlen kõigile teistele, kes te siin olete, et tervis on nii oluline ja et palun hoidke ennast, käige korralikult riides sall, mütsid, kindad. Aga igal... Oota. Ma sain olla osa ühest mega coolist üritusest. Nimelt meie peretuttav Toomas Kull avaldas siis sellise raamatu, kus on reaalselt Eesti kroonid sees, nagu päris Eesti kroonid. Ma sain selle raamatu üritusel siis esineda. See oli hästi lahe, ainuke asi oli see, et ma ei kuulnud mitte midagi, kui ma laulsin. Ütleme nii, et see oli üks päris keeruline esinemine, aga mul on hea meel, et ma sain osa olla nii
nii ajaloolisest üritusest siis. Ja siis me harjutame nüüd. Jaa! Me harjutame, aga tead milleks me harjutame või? Nii. Me oleme laeva peale. Ja teil kõigil on täpselt see sama võimalus tulla meiega kaasa. Rootsi! Esimene laev väljub 27. veebruar ja teine laev reis, kus me oleme peal, väljub 1. märts. Kui midagi valesti, siis siin all on kirjas täpsemad andmed. I'm so sorry, ma üritan elu eest praegu. Põhimõtteliselt see on täiesti selline asi, kus me oleme kahekesi, räägime teile jutte sinna vahele, natuke musareisist, natukene muud juttu ja teeme sellise toreda akustilise kontserti teile. Nii sinna sõidul me esineme kui ka tagasi sõidul. Peale selle, et te saate käia Rootsis, on teil võimalus ka siis meiega kohtuda, nii et see on lihtsalt selle kruisi hinna sees. Tule vaadata meie esinemist, rääkida meiega seal juttu. Kes tahab me pole teid jammu näinud, nii et palun tulge. We really wanna meet you guys. Kuna täna on sõbrapäev, lihtsalt hoidke üksteist ja inimesi enda ümber. Pidage oma sõpru meeles. Ma loodan, et te tegite seda juba tänasel sõbrapäeval. Ja kui te veel teinud pole, siis aega on natukene. Kindlasti kirjutage, helistage, sõnumineerige. Bye! Tavaliselt ma oleks olnud mingi, oh my god, see nii karjutab, ma ei kuule midagi. Kui te tahate saada pikemat kokkuvõtet sellest, kuidas me arutame meie tervet reisi, siis meil nüüd just kohe praegu siit järgmine hetk hakkamegi salvestama uut asja, nimelt me teeme podcasti. Jaa. Kes siis alustab niimoodi meie kõige esimest podcasti? Palun! Niimoodi see algas, igal juhul pange intromuusika peale. Link on all descriptionis. Nüüd on päriselt läbi. Ja nüüd on läbi, aitab, mul on nii palav. Kui me magame, siis me näeme homme, kui me magame ole jäänud, siis me näeme täna, kui me jõuame üldse täna, siis me... Okay, ma ei saa aru, mida ma räägin. Ma ei saa aru midagi.